Suurtel koertel suured hambad, väikesed ei ole lambad. Tuntud advokaadi Sven Sillari majakeses Tallinna piiril Pääskülas naudivad täisväärtuslikku eluga Vene Toy Terrier Nitron ja Siberi Husky Sofi. Vaatamata suurele kasvuvahele ja tõuerinevustele saavad kutsad omavahel kenasti läbi. Kaitsevad üksteist, üks on karja liider, see on siis pisikene, tema õpetab, kuidas haukuda, näitab ette, kuhu minna ja siis suur jookseb kohe järgi. Samas, kui on oht, siis kaitseb suur väikest, nii et vastastikune töö käib, et see on funktsioneeriv kari. Vahva on see, et Huskid uluvad, aga Toy Terrieri järgi õppis tema haukumise ära, et alguses see oli väga veider häälitsemine, aga pärast kujunes välja haukumiseks, et vahva. Tõtt öelda jõudiski esimene koer Sillarite perre just tänu Kristiinale. Tõin kutsika ilma oma abikaasa teadmata, nii et ta tuli õhtul koju ja küsis, mis asi see on. Koer vaatas talle otsa, ma ütlesin, see on koer. Ta ütles, et no ja selge, et jobu koer. Ka peale ta ikkagi harjus temaga ära ja nägi, et ta on väga selline nutikas tegelane, valvab, ta on tohutult hea majavalvur, suur lastesõber. Vene Toy Terrierite tõuk kaugesse minevikku ei ulatu. Tema suur aretaja oli Peeter I Venemaal. Igas maailma õukonnas on siis traditsioon, et omatakse oma kindlat õukonna tõugu. Ja kuna Peeter oli selline suur reisija ja veidruste ja miniatuursete asjade armastaja, tal oli see kunstkaamera, mida ta arendas ja nii edasi, siis ta otsustas, et tema peab tegema nüüd ühe maailma pisema koera tõu oma õukonda, kellel on siis erinevad funktsioonid, et näiteks ta valvas paleed, ta annab oma tigeda häälega kohe märku, kui keegi tuleb või krabistab, murdis paleedes ära kõik närilised, sest ta sai igale poole ligi. No ja lisaks ta oli õukonna lemmik ka. Aga ütleme, et ta teenis oma leiva väga ausalt välja. Terrierite kohta veel nii palju, et nad armastavad väga süles olemist ja hoiavad võimalusel ikka peremehe ligi. Nad on väga isepäised ja samas ülimalt energilised. Ega ma ei liialda, kui ma ütlen, et tegemist on niisuguse miniatuurse Dobermanniga. Iseloom on üsna sama ju niisugune. Absoluutselt ongi miniatuurne Dobermann, jah, et Peeter aretas neid päris kaua, tegi seda aretustööd ja ütleme, tema see struktuur ja luustik ja lihased on kõik täpselt meenutavadki suurt korralikku Dobermanni ja iseloomuomadused ka, et selles pisikeses kehas on tegelikult suure koera hing sees, et ta ei saa aru, et ta on pisikene üldse, et ta võitleb mõnikord suurte hundikoertega meil ja ta ei saa aru, et seda ei peaks tegema. Lihtsalt diivani kaunistuseks Toy Terrierid ei sobi. Väikesed koerad tahavad palju liikumist. Tänaval tegelikult sellisega on üsna hirmus ka käia, sul peavad olema silmad ees ja taga, et keegi peale ei astu. Ja seda on isegi juhtunud küll, et keegi on ta käpakese peale astunud, sest ta on nii tillukene ja tumedat värvi, aga üldiselt ma ei tea, kõik mehed ja naised ja lapsed, et kui teda näevad, heldivad ühtmoodi, et ta ei jäta ükskõikseks mitte kedagi. Ilus ja hea ja tark olevus. Ühel heal päeval sai Nitron endale aga uue seltsilise Sofi nimelise Siberi Husky. Kuidas siis Sofi sattus? Ma saan aru, et see oli nüüd juba mehe väike kättemaks väikse koera eest või? Ja, et oleks peres tasakaal, oli vaja kindlasti väiksele võtta vastand suur. Ja siis ta leitigi, ütleme, kõige selline hundim ja looduslähedasem koer võeti selle pärast. Ma olen kuskilt lugenud, et temas ongi väga palju hunti säilinud tegelikult. Ja kus geneetiliselt ongi üks maailma selles mõttes huvitavamaid ja vanimaid koeratõuge, et teda ei ole ju aretustegevusega üldse rikutud, et ta elabki inimese kõrval kogu aeg. Millegi pärast keeras huntidele selja? Jah, ta nii-öelda keeras selja, vaid ta on nagu väga kaval selles mõttes tark, et ta sai aru, et inimese käest on võimalik midagi saada. Ja siis taks nagu oma karjaga nende kõrval elama väljas. Aga samas hunt teda ka ei murra, sest ta on ikkagi säilitanud hundile iseloomulikud, eks ole ju, ma ei tea, siis välimuse ja lõhna ja mida iganes, nii et ta saab siin ja sajal hakkama, et ta on huvitav selle koha pealt tõesti.
Huskisid teatakse nende lummavate silmade järgi. Need koerad on juba tuhandeid aastaid koos inimesega elanud. Maakera külmemates piirkondades on nad vaata et asendamatud. Ka sillarid panid Sofi kelgu ette. Ma olin ikka väga hirmul, sellepärast, et mul oli mitu korda tunne, et ma lihtsalt lendan selle kelguga sealt tagant minema. Ma ei kujuta ette, kui suur see kiirus oli ja paras kiilas jää oli, aga seal taga ühe kelguga oli väga kohutav olla, sest see koer nautis seda ja väga tõsiselt seda, mis ta tegi. Huskid on tuntud oma hea iseloomu poolest. Need tšuktšide koerad olid tihtipeale hõimulastele ka soojadeks karvasteks vooditeks. Paljud huskid kuuti ei lähe, magavad lumes. Kuidas sinu koer? Minu koer ka, me ostsime talle kuudi ja ta läheb kuuti ainult siis, kui vihma väga palju sajab, aga üldiselt ta vedeleb ka kuskil oma augus või lume peal või mulla sees, et see on tema lemmikkoht. Siis see tähendab ka seda, et üsna palju mustust tuleb tuppa. Ja sellega peab arvestama. Iga ütleme, liigutus, kui ta õuest otse tuleb, on ja terve tuba on karvu täis ja mustust. Siberi huskid on vabad hinged. Seda on omal nahal tunda saanud nii sillarid kui nende naabrid. Madalaed ei kõlbe ega suuraetada ka ei pea, jah? Ei pea, üldiselt küll ei pea ja miski. Ja elektrikarjus ka ei mõjunud. Nii et kõik on läbi proovitud temaga ja mul on hästi toredad naabrid, ma tahan neile kindlasti suur aitäh öelda, et nad teavad seda koera, armastavad teda kõik ja kui ta on meil üle aia käinud, siis näiteks onu Rein täna hommikul tõi ta jälle tagasi, tegi aia ilusasti klõpsti lahti ja Sofi ilusasti tema kõrval mudasena jõest ja õnnelikuna tuli tagasi koju puhkama. Ega siin ei ole midagi teha, ketti teda ei tohigi panna. Ei tohi ja see rikub koera tegelikult mitte kedagi ei tohi ketti panna, mitte ühtegi looma. Ja ma ei saa ainult öelda, et tema puhul on see välistatud, kõikide loomade puhul on see välistatud. Huskid on töökoerad ja vajavad palju liikumist. Sillarid on seda Sofile ka võimaldanud, nad käivad tihti looduses. Eestit sel kevadel tabanud hundiviha tõttu, aga sillarid Sofiga enam metsa minna ei julge. Kaugelt vaadates meenutab ju Huski vägagi hunti. Ei julge jah, et ma olen ise ka selle üle päris kurb, sellepärast, et meil on maal, naabritel oli väga ilus selline suur laika ja ta lasti hundi pähe maha. Sellised tegelased on siis Vene Toy Terrier ja Siberi Huski, kes elavad tuntud advokaadi Sven Sillari ja tema naise Kristiina kodus. Kui plaanite just seda tõugukoeri võtta, siis saite ehk ka veidi aimu nende tõugudega kaasnevatest varjupooltest. Lemmiklooma võtmisega kaasneb aga alati suur vastutus. Kui te pole valmis rahalisteks kulutusteks, loobumisteks ja pühendumiseks, siis jätke lemmikloom parem võtmata. Nii on loomale parem ja ka teil endal palju lihtsam. Suured koerad ja väiksed koerad, kutsikatel kellad kaelast, lööga jalga vastu maad, küllemad koju